et kuidas tuulipoliitikud Reinaas, Juku-Kalle Raid ja minister Taro nõunik, 33 häält saanud minister Taro nõunik Kadri Napritson-Acuna käisid kuskil seal napsureisil Indias ja tekitasid seal Dalai Lamaga kohtumisel meie delegatsioonile sügavat piinlikkust. Napritson-Acuna vist võttis sõna seal ja ütles, et tema käis seal puhkuse ajast, ise maksis kinni. Aga mida nüüd minister Taro seal võttis sõna, eks ole, selle postituse all ja mida tema siis võtab seal kommenteerida. Taro teeb seal nii-öelda head nalja, et ministeeriumis puhkuste kord näebki ette, et tööst vabal ajal tuleb lõõgastuda ja tavaliselt käib see hea söögi ja veiniga. Muidu saab noomituse. Kas Taiga on kursis, et igat puhkusereisi tuleb hea söögi ja hea veiniga nautida? Et tõmbaks siruli ennast. Just. Tõmbaks siruli ennast. Muidu minister Taro tuleb ja hakkab noomima muidu. Kas sa teed ka niimoodi või? Äkki see peaks olema ministeeriumite tasemel, äkki see peaks olema kogu Eestis, et kui sul on puhkus, siis sa oled siruli. Seda küll, aga ma mõtlen, et kas võiks olla niimoodi, et äkki on kuskil parem koht ka, kus puhkust nagu veeta, kui et lähed Eesti Vabariigile häbi tegema, vaata. No ühesõnaga, sa tõmbad nagu vett peale, eks ole, Eesti Vabariigiga koos oma siis kolleegidega, kelle reis erinevalt temast siis maksti kinni, kes olid ka täis, eks ole. Ja nad läksid sinna ikkagi ju eesmärgiga külastada Dalai Lamat. Et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen Indiasse lõbureisile, et see ei oma tähtsus, kas sa maksad või mitte, aga sa läksid sinna ikkagi delegatsiooniga kaasa.